Ma kõigepealt kutsun siis baasvestlusringi siin meie akvaariumisse põhikalad, kellega me kohe juttu tõukama hakkame. Kõigepealt Hanna Vsevjov, Sotsiaalministeeriumi asekantsler. Teie aplausi saatel, palun. Ole hea. Edasi Hanna-Maria Trei. Jälgime nüüd, kus kellegi pildid on, istume siin alla, et siis on tore vaadata, väike selline bingo. Hanna-Maria Trei on Elora digimuutuste juht ja kolmandana, ja aplaus ka muidugi, Ott Veltsberg. Ott on praegu Tony Blairi instituudi andmevaldkonna juht, aga tegelikult siis tegi digiministeeriumis siis kõva tõuke sellele, et Eestis praegu AI juttu sellisel kombel aetakse ja üldiselt nagu ütled tehnoloogia, Ott paneb kohe jugama ja lööb pulsi üles ja talle meeldib sellest kõigest rääkida. Ja nagu sa näed, nüüd siin ongi see 4. koht. Sa tuled täiesti kõp lavale, istud Hanna kõrvale maha, ei hakka üldse mingit tseremoonitsemist, kas ma võin tulla siia, oi vabandust, kas on vaba, eks ju. Seda ei ole vaja. See on sinu jaoks. See on sinu jaoks. Hea challenge, kas pole? Väga hea. Nii, hakkame pihta, avaküsimus. Te olete nüüd kuulanud, ma ei tea, Ott, kas sa jõudsid tervet päeva siin olla, aga need jutud, mis siit nüüd täna kõlasid, ja Hanna võib-olla sinust, et mis see kõige olulisem takistus on, mis tundub sulle, mis ei lase heaolutehnoloogial Eestis kiiremini kasutusse jõuda? Ehk me rääkisime mitmest näitest, me rääkisime paljudest projektidest, me rääkisime rahvusvahelisest kogemusest, kuhu taha meil see üldine tehnoloogia nutikam kasutus jääb? Tere pealelõunat kõigile. Kõigepealt ma tahaks öelda, et täna vist tuleb massiline langevarju hüpe, kuna see tundus palju toredam kui siia diivanile minu kõrvale tulemine. Kuhu taha see jääb? Mulle endale tundub, et me olemegi liiga kinni jäänud ühte tehnoloogiasse või nendesse erinevatesse vidinatesse varem. Mis see tähendab, millistesse me oleme siis kinni? Pigem mõte ongi selles, mis minu arvates siin tänase päeva jooksul kõlas ka, et sul ei ole võimalik seda mõjusust saavutada tehnoloogiaga, kui sa ei arvesta, kuidas seda tehnoloogiat rakendada, kui sa ei istuta selle tehnoloogia, selle, ma ei tea, teenuse sisse, rahastusmudeli sisse ja nii edasi. Et ma arvan, et paljuski ongi jäänud nende tehnoloogiate kasutussevõtt, edukas kasutussevõtt selle taha, et me ei ole kogu seda ahelat läbi mõelnud ja tööle pannud. Ja nüüd me püüamegi seda tegelikult ju muuta kogu selle programmi ja teiste tegevustega ka. Ehk siduda see orgaaniliselt rohkem olemasolevatesse protsessidesse, mitte et ta ei oleks mingi plärtsti, et siin sulle see veel lisaks. Täpselt nii, sest sa ise kasutasid seda hobusevankri metafoori, et kui me paneks reaktiivmootori hobusevankri taha, et ega see ka väga hästi ei lõppeks. Hanna-Maria, sinu nägemuses, et natukene publikul oleks aru saada ka, kes sa oled, siis sa ju oled tegelikult ka olnud valges kitlis, eks ju? Olen ka hetkel. Ja oled ka hetkel, ehk siis sa oled ämmakas. Täpselt nii. Nonii, hämmakas, aga ühtlasi siis keegi, kes teeb ka digimuutust Eloras, et sa näed süsteemi mõnes mõttes mitme mätta otsas. Sama küsimus sulle, mille taha me jääme täna? Eks ju, et Eesti, meile väga meeldib mõelda, me oleme väga digitaalne, me saame väga hästi hakkama, aga tundub ikkagi, et nende tehnoloogiliste rakendustega, mis puudutab siis tänast teemat, eriti mitte. Miks? Tere ka kõigile minu poolt, et ma tegelikult nõustun Hanna öelduga siin, et just see, et neid erinevaid kilde on hästi palju. Nii minu töös ämmakana, mis nii-öelda paneb mu valgesse kitlisse, ehk siis meie tavaliselt nimetame, et inimesed, kes on põllul, ja siis e-tervise ja digilahenduste poole pealt, et meil võib töölaual olla metsikult palju igasuguseid nupukesi, mis lasevad ligi meid erinevatele uutele tehnoloogiatele ja vidinatele, mis koguvad mingit tüüpi andmeid inimese kohta. Aga kui me ei ole suutnud veel neid siduda, nagu ka täna oli korra juttu käis läbi, et
arendada mingit tehnoloogiat ja sellist tulemit on väga lihtne, aga seda päris ellu viia on integreerida veel raskem. Ja tegelikult eks see ka minu vaatest niimoodi on, et see liim nende väikeste osiste vahel hetkel on veel puudulik, aga õnneks, nagu ka täpselt täna käis läbi, et inimesed saavad sellest aina rohkem aru ja tehakse väga aktiivset tööd nüüd, et need osapooled omavahel kokku tuua ja see liim sinna vahel ehitada. Ma kujutan isegi, et meil on kuskil olemas äkki mingi paar kilo umbes mingeid teadustöid sellel teemal, mis puudutab tehnoloogia implementeerimise keerukust olemasolevasse süsteemi. Miks see siis ikkagi ei taha töötada? Jah, ma võib-olla ise oleks isegi teistmoodi vastanud, et kui siin 2018 aastal vaadati asjade interneti kasutuselevõttu, siis nii valimis oli Eesti, Soome, Rootsi, Norra, Taani, siis Eesti puhul sotsiaalvaldkonna tervises kasutuselevõtu protsent oli umbes 7%. Põhiliseks kasutusjuhuks kohalikes omavalitsustes oli need SOS-nupud olid sisuliselt. Samal ajal, kui vaadata, mida juba tollal tehti näiteks Taanis, mida tehti Rootsis, Soomes ja mujal, oli oluliselt kaugemal. Ja mis see probleem on tihtilugu tegelikult on see, et meil kohalikes omavalitsuses, kui võrrelda Eestit, näiteks Taani kohalike omavalitsustega, kellel on tõesti väga palju seda koormust langeb, siis selles samas uuringus abivallavanemad, kes on siis tegelikult poliitiliselt valitud, veavad neid projekte ja vaadates, milline meil see poliitiline maastik on ka, sama vallavanem võib halvimal juhul tegeleda veel teetööde ja kõige muuga, ehk siis meil ei ole inimesi tihtilugu, meil on iga omavalitsus tegeleb oma ette, võtame näiteks sotsiaaltöötajatele, kui pikalt on tegelikult sellel teemal räägitud, et võiks olla üleriigiliselt tegelikult lahendatud. Ehk siis ma näen täna suurima väljakutsena, kuidas me saame keskselt pakkuda KOV-idele lahendusi, sest meil ei ole lihtsalt seda võimekust. Eks sa ütled, et see kohapealne kompetents on see, mille taha seal nagu laias laastus jääb? Kompetents võib-olla on olemas, aga tegelikult töökoormus on äärmiselt suur. Lihtsalt ei jõuta tegeleda. Ehk siis küsimus ei ole meil tehnoloogias, meil on need tehnoloogilised lahendused või kuskil kohe olemas, lihtsalt probleem on seal, et organisatsioonide valmisolek neid kasutusse võtta ei ole lihtsalt küpsenud või ei ole küpsemaski sellisele tasemele, et me neid võtta saaks. Jah, ma selles mõttes, et see heaolu tehnoloogiate toetusprogramm tegelikult adresseeris seda sama, et on olemas tehnoloogiad ja kuidas me saame toetada tehnoloogiate kasutusele võttu. Ja ma arvan, et see ongi see, et tehnoloogia eksisteerib. Kui me vaatame, mis oli olemas näiteks 10 aastat tagasi, paljudes riikides on kasutusele võetud, me alles mõtleme nende peale. Väga tore, me oleme saanud oma Fishbowli esimese osaleja, suur aitäh! Kaili pärast on autotransport, ta läheb otse ERMi. Me paneme ta ekspositsiooni sinna, näitame kui sõnaka eestlase. Nii, mis mõte sul tekkis, Paran? Ma vaatame, kohe saame tuttavaks ka. No jah, olen Marelle ja tänases päevas olen ma tegelikult töötu pensionär, nii et pigem siis klient. Aga minevikus olnud siis Saue sotsiaalosakonna juhataja ja veel rohkem minevikus Sotsiaalministeeriumi kantsler. Mille pealt ma siia praegu tulin, on see, et natuke aega tagasi sotsiaaltöö ajakiri tellis mult artikli nutiseadmetest. Ja siis ma võtsin ja tustisin mööda Eesti turgu, et mis meil siis üldse olemas on ja kust ja kuidas neid siis nagu saada võib. Ja tegelikult ma leidsin veel ühe põhjuse, miks meil need asjad ei ole levinud. Meie ühiskonnas ei nähta seda kui turgu. Näiteks ma vaatasin välja konkreetsed abivahendid, võtsin suuremad elektroonikapoed, helistasin, koerale ja lapsele võid GPS-seadme saada, eakale ei saa. Ehk meil tegelikult ei ole, vaatamata teatud lahendustele, meil ei ole sellist mõtteviisi, et ka abivajaja on klient. See on päris huvitav. Korraks Otti kommentaare sellele ootaks. Et kas see võib olla põhjus, et meie turg on nii pisike, et laias laastus, ärge nüüd arendajad kuulake, et laias laastus, nad on nagu friigid, kellel pole muud teha midagi. Et siis nad püüavad midagi Eesti turu vaates nagu midagi arendada ja siin võita kogemuse kaudu võib-olla tulevikus kogu maailm.
Jah, aga siin ongi hea näide, võtame veemõõtjad kunagi, et kuidas veemõõtjate kasutusel, nii-öelda loetavad veemõõtjad, siis seal kohalikud omavalitsused lõpuks tegelikult tegid nii-öelda konsortsiumitena, hakkasid hankima. Esiteks tulid pakkujaid, me räägime siin nagu 10-15 aastat tagasi, kui olid esimesed kaugloetavad, siis oli sama olukord, tehnoloogia pakkujaid, välismaa ettevõtteid, kes pakuvad tehnoloogiat ja on turul, kohalikud omavalitsused läksid kokku ja said tegelikult endale siis lahendused, mis on täna kasutusel siiani. Ehk võib-olla tõesti, kui võtame iga kohalik omavalitsuse, olles kunagi ise ka Saue elanik olnud ennem liitumisi kõike muud, ei olnud kõige suurem kohalik omavalitsus, aga on olemas ka ennem ju ühinemisi oli meil kohalikud omavalitsus 400-500 inimest. Ja kuidas sa jõuad tegelikult sinna ja see teadlikkus ka, kuidas enda nii-öelda lähedasi toetada, ma arvan, et see ei ole kindlasti kõige kõrgem. Väga tore, Marelle, suur aitäh selle teema lauda toomise eest. Üldiselt meil ongi see reegel nii, et sai mõte öeldud ja nüüd saab minna tagasi enda juurde ja anda järgmise koha kellelegi teisele, kes ka tahab tulla. Jaa, eeskuju tegin ära, tulge. Jaa, väga hea, oli ju päris mõnus, eks ju, kohe hoopis teine. Marellele suur aplaus, aitäh. Hanna, aga see, mida Ott praegu kirjeldas, kas see ei tähenda, et riik peaks olema siin tegelikult initsiatiivikam ja nii-öelda genereerima ise seda turgu mõnes mõttes näites, andes kohustuse teatud suurusega vallas, kus me oletame, et see kompetents on olemas, 10 000 pluss, et seal peab osutama seda ja seda teenust. Ja siis tulevad need tehnoloogiapakkujad järele. Täpselt seda me tegemas olemegi, sellepärast, et kui meie vaatasime, kuidas Põhjamaad ja veel mõned riigid, kes siin on Eestist eesrindlikumad, kuidas nad on enda ühiskonnas selle muutuse tekitanud, siis see on tihtipeale olnud ministeerium või riik, kes on olnud see eestvedaja, võimaldaja, initsieerija, inspireerija ja nii selle programmiga kui tegelikult ka teiste tegevustega me püüamegi seda teha, sest minu arvates on see täiesti normaalne mõtteviis, et meil ei ole mõistlik igas väikses kogukonnas nuputada oma lahendust. See on liiga suur ressursikulu. Isegi meil ei ole mõtet jääda ainult Eesti-keskseks, sellepärast me ju vaatamegi, mis ka teistes riikides toimib, et mitte ise teha kõiki neid mõju-uuringuid ja arendusi nullist peale. Ja mis puudutab sellist nii-öelda nagu õigusruumi ja rahastusmudelit, siis minu visioon on küll see, et me istutaks need tehnoloogiad sotsiaalkaitse või hoolekandesüsteemi sisse. See nõuab veidi aega, me peame seda tegema targalt, aga kui me vaatame näiteks seda, kuidas me üldse hindame praegu teenuste vajadust sotsiaalvaldkonnas, siis me ei hinda üldjuhul või vähemasti see ei ole see riiklik standard sinna kõrvale tehnoloogiate vajadust, et kas me selle sama tulemuse, mida me teenuse kaudu sooviksime saavutaks näiteks ka mõne tehnoloogia kaudu. Me ei võimalda praegu õigusruumis näiteks teenuste kvaliteedinõuete puhul asendada töötajaid, kus meil on näiteks määratud seaduses suhtarv, kui palju peab olema kliente, kui palju töötajaid. Me ei võimalda praegu selle standardis alla tulla, kui sul on võimalik kasutada mingit tehnoloogiat. Nii et rahastusmudelist rääkimata, et ma arvan, et siin on riigil küll ja veel üht-teist teha ja me kindlasti selle ette võtame ja minu lootus ongi, et läbi selle programmi nii-öelda teise etapi me saame ise nii palju juba infot koguda selle rakenduse kohta, et luua siis seda niinimetatud ökosüsteemi, mis aitab kogu sellel lahendusel hästi toimida. Läheme järgmise teema juurde. Hanna-Maria, millise heaolu tehnoloogia mõju järgmise 5 aasta jooksul me kõige rohkem alahindleme? Nagu tegeledes Eloras sellega, ilmselt rääkides, veendes, kuulates, rääkimas kolleege sellel teemal, mis sulle endale tundub? Mis on see tehnoloogia, mida me teame, et see on täna juba olemas, aga et selle mõju alahinnatakse ilmselgelt? See on väga hea küsimus, et kuulates oma kolleege, siis need murekohad on hästi-hästi mitmetahulised. Et tegelikult
seda, mida me võib-olla alahindame, on päris palju, et ka juba väiksed sellised muudatused, mis võiksid inimeste elu palju-palju lihtsamaks teha, mis täna on juba olemas, et kuna me kõiki kohe kindlasti ei ole jõudnud rakendada ja järgmise 5 aasta jooksul ka vast ei jõua veel kõike rakendada, et siis neid üllatuskohti võib tegelikult olla, et Elor alles hiljuti näiteks läbis tippinnovaatorite programmi, mis sundis meid otsa vaatama päris paljudele täna hetkel olevatele probleemidele oma töös. Ja tegelikult me jõudsime väga mitmekihiliselt sellele asjale läheneda just selle külje pealt, et üks on see, et kuidas me toimetame patsientidega ja mis on need innovatsioonilahendused, mida me nende ravisse saame juurde tuua. Aga teise külje pealt ka tuli väga palju jutuks see, kuidas me saame just toetada meditsiinipersonali, sellepärast et just nagu me täna ka siin oleme rääkinud või on teemaks tulnud, et need inimesed, kes peavad seda hoolt pakkuma, me tegelikult juba teame, et nende töökoormus on väga suur ja ma arvan, et praegu need esmased asjad, millele me peaksime rõhku just panema ja mis järgmise 5 aasta jooksul vast võivad tuua nagu üllatavalt väga palju head mõju, on just see, et pöörata tähelepanu töötajate heaolule, nende läbipõlemise otsa vaatamisele, et mis kitsaskohad on neil ja missuguseid väikseid tööülesandeid me saame nende jaoks automatiseerida või siis, kuidas öelda, teha palju tõhusamaks, mis siis 5 aasta jooksul tegelikult näitavad meile kõige kiiremini, et meil hakkavad mingid esmased kiired parandused toimuma. Ma näen rinnasildi pealt, Rostislav, sinule küsimus, mis tehnoloogiaid me täna kõige rohkem alahindame, mõeldes just selle peale, mis 5 aasta plaanis toimub? Ma vastaks teisele küsimusele, et mida me ülehinname. Nii. Ma arvan, et me ülehindame AI-d. Ma arvan, et rohkem me peaksime kasutama ikka inimesi, mitte roboteid. Kuigi kindlasti see AI tuleb, aga jah. Ma arvan, et sellel on lagi. Aga Rossi, sa saad aru ju, milles see probleem on. Probleem, miks me selle AI peale peame vaatama, on see, et Hanna-Maria välja õppinud ämmaemand, tal ei ole tööd. Ta on Eloras digimuutuste juht, muidu ta oleks palgata, sest et keegi ei sünnita. Okei, ma võimendan, et sa ei ole mitte ainult selle pärast, et sul ei ole puhtalt tööd, eks. Küllap sul on, aga nii on. Meil on ämmaemandad tegelevad digipöördega, sest et keegi ei sünnita, ei sünni nii palju inimesi. Me peame otsima AI-st lahendust. Et kas AI aitab siis sünnitama? Võib-olla aitab, kui ei pea olema noored eakaid hooldamas. Et see võib-olla annab neile mingi, sa saad ise aru, eks ju, et mis see loogika on selles, inimesi ei jätku. Et seal on vaja lihtsalt asendust, keegi peab selle töö ikkagi ära tegema. Olen täiesti nõus, et meil, ütleme, inimesed vajavad ikka rohkem mitte tuge, vaid keskkonda, ütleme nii, kus nad tunneks ennast turvalisemaks tulevikus. Et see on minu arust esimene asi, miks see populatsiooni langus nagu toimub. Ja ütleme nii, et miks ma tulin, et te rääkisite siin liimist. Ma ehitangi sellist liimi, et mis võtaks kokku ühiskonnas kõiki osapooli ja siis aitaks neid probleeme luua, neid probleeme lahendada, mis luuakse iga päev meil. Ja nagu põhimõte on väga lihtne, et iga inimene soovib midagi anda ja iga inimene soovib midagi saada. Ja nende 2 alusel me saamegi kõike üles ehitada. Väga hea, sihukeste baastahtmiste peale. Ott, ma küsin sinu käest ka seda sama küsimust, mida me alahindame, et mille mõju, tehnoloogiline, mille mõju on järgmise 5 aasta jooksul tõenäoliselt suurem, kui me oskame praegu aimata? Ma siis võtan, ma ei hakka mingit klišeelisi asju välja tooma, aga
mida ma arvan, et me jätame siiani kõrvale, on kõik need seadmed, mis eksisteerivad inimeste kodudes. Et kui me räägime siin sellisest, ütleme, toetavast keskkonnast, et inimene tunneb, et teda jälgitakse, aga mitte selline panoptikani efekt, et siin paar ettekannet tagasi oli, et ei tea, millest mõju on. Kaugjälgimise puhul üks tugev mõju alati on see, et inimene tunneb, et teda jälgitakse ja siis saa kohandada oma käitumust. Mis mulle meeldis Skellefteås, kui me viisime läbi ühte projekti just vanurite ja nii-öelda vanemaealistega, oli see, et kuidas me saame kasutada kõiki neid seadmeid, mis inimesel kodus on, alates veekeetjast, võtame, kuidas inimene tema teleri vaatamise harjumus, mis on väga head indikaatorid sellele lõpuks, et kas inimese tervis on alla käinud, kas inimene tunneb ennast halvasti ja nii edasi. Ei pea panema, ma ei tea, puututundlikke vaipasi koju ja muud taolist, vaid kasutame kõike seda, mis on olemas ja kõik need muud seadmed, ehk siis mõtleme, kuidas sealt tulenevat infot ära kasutada selle jaoks, et tegelikult inimest toetada. Õudselt tahaks teada, kuidas seda veekeetjat ära kasutad? Veekeetjal, kas inimene lükkab sisse, voolu tarbimine või mitte. Kohvi joomise harjumus, ülitugev indikaator. Siis, kui ta ei ole ammu joonud, järelikult on midagi juhtunud. No kui sa hommiku, ütleme minu puhul on see, et kui mul 5 korda päevas see kohvimasin tööle ei lähe, siis on ilmselt midagi valesti. Ja kui ma ust lahti ei ole teinud, siis tuleks kutsuda ilmselt kiirabi. Ma tahaksin Otile kaasa kajada, sest just Aasias on hästi palju kasutusel sellised nii-öelda nutikad elektri- ja veekasutuse jälgimisseadmed, mis ei olegi mingisugune täiendav tehnoloogia. Minu arvates on väga hea see nutivaip või mis sa välja tõid, et tegelikult inimene saab oma tavapärases keskkonnas toimetada ja selle kaudu siis hinnatakse seda, kas tema tavapärases käitumismustris tekivad mingisugused muutused. Ja siin on tegelikult ka kohalikul omavalitsustele, peredele on see nii-öelda rahaline kokkuhoiu koht, sest kui vanemealine või inimene, kes vajab kodust nii-öelda abi teatud regulaarsusega, aga ta tunneb, et kui ta peaks hätta jääma, siis tullaks appi, siis meil hooldekodudes mujal, ega kahjuks tasud on suhteliselt kõrged ja siin me kasutame ära kõike seda, mis on olemas juba täna, ehk siis ei vaja suuri täiendavaid investeeringuid. Nii et ma arvan, et see on nagu üks osa, mida me täna ei ole Eestis ära kasutanud. Kas see sinu integreerimise projekt integreeriks kohvikannu ja teekeedumasinad ka või tegelikult mitte? Et see on ikkagi pigem organisatsiooniline tasand, kus sa liimid siis erinevad teenusepakkujad kokku oma vahel? Saab küll, jah. Et see on pigem teisest poolest, et saab selle keetja jagada teise naabriga. Okei, et see on pigem selline sotsiaalne omavahel tihedam läbikäimise lähenemine, mida sa mõtled. Just, jah. Aitäh sulle, väga tore, võid jätta siin järgmisele mõtlejale. Ja võib-olla see on, Hanna, nüüd sulle kõige siis sellisem teravam küsimus. Miks meil on ikkagi aastate jooksul olnud kogu aeg jätkuvalt nii, et me teeme projekti, teeme nagu jälle hea projekti ja siis ühel hetkel tegelikult ta hajub, ses mõttes, et isegi nagu pigistatakse kusagilt mingi rahastus välja, aga et need lisanduvad asjad ei integreeru, vaid et nad on lihtsalt lisad. Et mille taga me oleme? Et miks me päriselt ei muuda teadlikult seda lähenemist, kuidas me valdkonnas siis kvaliteeti loome? Ma saan aru, et see on poliitikutele võib-olla rohkem küsimus, aga kui sa proovid kuidagi ise seda ka sõnastada. Ma vastaks kahte moodi, et ma tihtipeale küsin iseendalt ka seda küsimust, eriti kuna meil ju ka Euroopa Liidu rahastus on perioodiline ja me oleme sisenenud ka sellisesse järgmisesse uue eelrahastamise perioodi. Ja kui ma endalt neid samu küsimusi olen küsinud, siis vahel aitab ka see, kui vaadata tagasi, ma ei tea, 10-20 aastat. Ja siis näed, et ikka päris nii kehvasti ka ei ole. Et tänu nendele samadele pilootprojektidele me oleme ikka päris suure muutuse sotsiaalvaldkonnas saavutanud. Aga probleeme kindlasti on ja on ka neid projekte, mis on mõni aasta elanud ja siis on läinud.
Ma arvan, et üks osa ongi sellest, mis ma kohe algul ka välja tõin, et me ei tabanud ära, kui oluline roll on sellel kõigel muul ümbritseval ja et tegelikult neid nii-öelda katsetusi ja projektipõhiseid lahendusi peab kogu aeg tegema koostoimes nende riiklike süsteemsete muutustega. Ma arvan, et me oleme varasemast kogemusest õppinud ja oleme paralleelselt käima tõmmanud mitmed reformid, mõni on saanud avalikkuses ka vastakat tagasisidet, näiteks ka sotsiaal- ja tervisevaldkonna parem integreerimine, heaolu piirkondade loomine, aga see teenib just nimelt seda eesmärki, et me vaataks inimest tervikuna ja et meil tekiks selline piirkondlik kompetents, kuhu me saaksime tegelikult tulevikus tuua ka teadmise heaolu tehnoloogiate kohta, nõustamiskompetentsi, heade praktikate jagamise rolli ja nii edasi, et just nimelt, et meil ei jääks asi projektipõhiseks. No, iseenesest ju projekt ei ole ka midagi nagu halba, selles mõttes, et kui projekt lendab ikkagi täiesti 10-sse, no keegi ei tõsta nagu kõrvale hästi töötavat asja. Et mulle pigem tundub, et võib-olla see minu küsimus, millega ma proovisin siin Hannat provotseerida, on ka iseenesest natukene nagu siis selline, kuidas ma ütlen, eirab seda reaalsust, et tõesti väga paljud asjad on ju tulnud, et ka jääda või kinnitada nagu kanda. Nüüd täiesti teine asi on siis, kui me räägime tehnoloogilistest projektidest, sest seal on väga lihtne panna mingi kasvupotentsiaaliga asi kinni, lihtsalt ootamata enne seda skaleerumist ära, eks ju, et juhtub veel 1 või 2 sammu ja siis on olemas, ma ei tea, uus Bolt või uus Nokia, eks ju, Bolt võib-olla ei ole hea näide, aga uus Nokia. Aga nüüd siin lõpeb see raamistik ära, eks ju, finantseerimine lõpeb ära, riik jätab selle teadlaste arendada või ettevõtjate arendada. Kuidas siin hoida nagu ikkagi luubi all need head projektid? Need head käsitlused, mis lihtsalt vajavad rohkem aega kui see Euroopa Liidu rahastamise periood. Ma ei tea, kas sellel on üldse head vastust olemas. Võib-olla sul on endal mingi tunnetus tekkinud. Euroopa Liidu raha iseenesest, eks ta on rulluv ka. Ma selles mõttes ütlen, et olles ikkagi 8 aastat avalikus sektoris olnud ja ennem seda nii-öelda teisel pool lauda, kus oligi siis avalik sektor tihtilugu neid samu teemasid, mis me täna siin käsitleme, rahastas meil. Et Euroopa Liidu raha iseenesest ei ole halb. Mis ma ikkagi nagu süsteemse probleemina näen, et uutel arendustele neid püsikulude katmisi ei leia tihtilugu, et see tuleb ikka väga, ütleme, olemasolevate ressursside arvelt. Mis on avaliku sektori kontekstis, et kui meil ka on sellised nii-öelda projektipõhised algatused, siin on tihtilugu ühe nõuniku selline üks osa tema mitmest tööst. Ehk siis kujuta ette, et sa oled selline nii-öelda teenuse või toote juht, sa vaatad ka valdkonda tervikuna, võib-olla selle poliitika kujunduslik pool, kui rakendusasutust ei ole, ja siis tegele veel selle tootarendusega ka. Siis leia rahastus ja kõike muud, see on lihtsalt, ütleme, selle väikese riigi tänane suurim väljakutse on meil see, et meil ei ole lihtsalt seda võimekust. Kuidas seda nii-öelda vältida olukorda, et meil jääb mingil põhjusel asi katki, kui päriselt asi töötab? No siis ma küsin, et me oleme ilmselt teinud natukene kehva tööd sellise turundusega, sest kui asi töötab, sellel on potentsiaalne mõju olemas või ütleme, näidatav mõju, siis ma ei ole näinud tegelikult olukorda, kus me rahastust ei leia riigis. Et kui sa päriselt näitad, et nii palju on sisse pannud, me suudame iga kuu kokku hoida ala stiilis kas või 40 000 roi on nii palju, siis kuskilt see raha leitakse. Meil on väga pädevad ja mõistlikud inimesed. Väga tore, meie akvaariumisse on uus kala lisandunud, ole hea, tutvusta ka ennast. Kumb ülikool, Tartu või Tallinn? Tartu, Sabiina. Tartu. Mina olen Sabiina, olen Tartu ülikoolist, olen analüütik. Ja analüütikutega on selline lugu, et kui nad kuulevad sõna mõju, siis neil tekib Pavlovi refleks ja te olete siin juba kõik väga mitu korda kasutanud sõna mõju ja mu jalad kandsid mu siia. Ja ma tahtsingi küsida, et kui me räägime teenustest, minu töö tihtipeale ongi teenuste, just sotsiaalteenuste mõju hindamine. Ja see on alati selline suurepärane küsimus. Me siin just arutasime vahepeal ka pausi ajal ühe seltskonnaga, et kuidas siis aru saada, kas näiteks mingi positiivne muutus inimeses
tekkis tänu teenusele või vaatamata teenusele, tänu sellele heaolutehnoloogiale või vaatamata selle kasutamisele. Et kas teil on oma praktikast mingeid selliseid võib-olla häid näiteid või on teil endal mõtteid, mis oleksid need sellised suurepärased indikaatorid? Kui me räägime nendest samadest heaolutehnoloogiatest, siis nendega on ju nagu igasuguste muude nähtustega, et nii nagu võib-olla hea ilm, halb ilm, õnnestunud, ma ei tea, pannkoogid, hukka läinud pannkoogid, nii võib-olla õnnestunud tehnoloogia ja tehnoloogia, mis nihu läks. Sabina, sõnasta seega ära, mida sa näed nagu probleemina? Ma mõistan seda küsimust, aga sinu jaoks probleem on peamiselt milles? Kui ma peaksin sõnastama probleemi või uurimisküsimuse, siis see küsimus ongi, et millised on tugevad indikaatorid, et hinnata heaolutehnoloogiate mõju. See on Hanna-Maria oskab kohe vastata, et Eloras ta digimuutuste eest juhtides ta peab kogu aeg selgitama, et miks see, mida ta siin praegu plaanib, on kasulik. Ma loodan, et sul nüüd on mingi selline lugu ette näidata meile. Selles suhtes niimoodi lugu ette näha ei ole, aga sest tegelikult on niimoodi, et selles valdkonnas eks meie ka iga päev õpime ja meie jaoks praegu Eloras minu vaade on pigem värske, aga ma täna teen iga päev tööd selle nimel, et see saaks päriselt arvesse võetud. Et see on see, mida ma oskan praegu lohutuseks öelda, et ma saan täiesti sellest analüütiku vaatenurgast aru. Mul endal tekib ka ärevus iga kord, kui räägitakse mingisugustest suurtest ideaalsetest tulemustest või võimalikest väljunditest. Ja praegu, mis Elora isiklikult on teinud, on see, et me oleme üritanud kaasata võimalikult palju teadusvaldkonna inimesi, kes päriselt iga koosolek istuvadki meil laua taga ja küsivad just neid täpselt samu küsimusi, et paneme paika selle indikaatori, et kui me praegu mingi uue asja laua taha võtame, siis me saame ka öelda, et see tõi ka mingi päris nagu mõõdetava tulemi. Aga Ott ole ja ütle siis sina, et millega tehnoloogia maailmas, et lõppude lõpuks siis, kui me ei saa vaadata, et milline ROI on, eks ju, ja et kuidas seda siis peaks hindama, et kas üks tehnoloogia loob kasu, kas ta on õige ja hea asjateenistuses? Jah, et selles mõttes, et nii Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis kui ka Justiits- ja Digiministeeriumis kõikidel struktuurivahendite jagamisel me tegelikult alati hindasime mõju ja see mõju oli hästi selline lai, see võis olla kvalitatiivne ja kvantitatiivne. Kui vaadata sellist teoreetilist baasi, siis inglise keeles on termin public value, mis tegelikult siis avalik väärtus. Ja seal on erinevad raamistikud, et kui me vaatamegi näiteks efektiivsus on hästi lihtne, see tuleneb ka meie sellisest poliitilisest suundumusest, et meil on kuluse vaja kokku hoida või kiirendada siis töö tegemist. Aga kui võtta näiteks nüüd väga konkreetsed, siis on võimalik valimipõhiselt teha. Võtame näiteks et samad kaugseire lahendused, kas inimesed, esiteks saab mõõta alati rahulolu küsida inimestelt, kas saab teha, siis teistpidi, kui tihti näiteks sotsiaaltöötaja külastas ennem teenuse kasutusele võttu, pärast selle raames, kas inimene lätkuvalt läbi kogu selle tegelikult pilootprojekti hinnata ära ka, kas inimene tunneb erinevad, seal on kõik võimalik erinevad küsimustikupõhiseid raamistikke, kus saadki vaadata, kas inimene tunneb ennast võimestatuna, kas ta tunneb ennast üksikuna. Näiteks, mis on välja tulnud, jah, rahaliselt kokkuhoid, aga näiteks selle Taani näite puhul inimesed ütlesid, aga nad tunnevad, et neil seda inimkontakti ei ole, sest tegelikult sotsiaaltöötajal oli ka muu roll, et see ei olnud ainult, et jah, inimene tunneb, et saab kodus olla, aga inimkontakti teatud inimestel ei olnud. Okei, tuleb mõelda, mis selle põhjus on. Lähedased võib-olla ei külasta piisavalt, see ongi see tema iganädalane inimkontakt. Ehk siis neid raamistikke on olemas, läbipaistvus, koostöö ja nii edasi ja kõike seda on võimalik mõõta, kas kvalitatiivselt või kvantitatiivselt. Ehk siis võimalus on, ja see läheb tegelikult selle eelmise küsimuse juurde, et miks asjad tihtilugu kuidagi jäävad katki, me ei määra endale projekti alguses, mis on see edukuse indikaator, et millal me jätkame, millal mitte. Sest siis on väga lihtne öelda, nii, meil on pilootprojekt 9 kuud, me oleme piloteerinud, arendanud välja proof of concept. Aga okei, me ei saavutanud seda tulemust ja ongi täiesti normaalne. Lõpetame asja ära ja see on teadusprojektidel on alati. Lõpeb asi ära, siit on järeldused, kui asi õnnestub, lähme edasi. Sabina, kas sul on endal mingi soovitus ka, kuidas seda mõjukontsepti
nii-öelda paremini oma vestlustes siis, ma ei tea, kasutada või kui me teeme siin neid projekte, arendame neid, et kuidas me võiksime või peaksime lähenema nii, et me räägiksime nagu tõesti päris asjast, mitte ei libiseks kuskil sellise näilisuse õhkõrnal piiril. Ja eks ma küsin ju natuke kogemuspõhiselt, sest olen ise istunud erinevate laudade taga ja olen näinud ka seda näiteks, kuidas teenuse mõju mõõdetakse sellega, mitu inimest osales. Osales 2000 inimest, väga vinge mõju. Tõsi küll, mitte keegi sellest kasu ei saanud, aga kui meil mõjuindikaator on osalejate arv, siis mõju oli hea. Aga Ott ju vastas ära tegelikult juba, et minu meelest see ongi oluline, et kui me seame endale kõigepealt mõõdetava eesmärgi, kui me millegi väljatöötamisel ainult ei mõtle sellele, mida me tegema hakkame, vaid kohe paneme paika, kuidas me tulemust mõõdame, siis ongi juba hästi. Sabina, enne kui sa ära lähed, kes peaks olema mõjuga muutuse vedur selles, milles me täna räägime? Riik, omavalitsused, teenuse osutajad või hoopis tehnoloogiaettevõtted? Riik. Nii, aga vaatame, mida teised arvavad. Aitäh, Sabina, sulle oma mõtete eest. Ott, kes peaks olema selle, Sabinale aplaus täiesti, kes peaks olema selle mõjuga muutuse eest vedaja? Sa millegipärast ei toonud välja inimest ja ma arvan, et see on nagu... Lokatsioon on see? Jah, kas on teadlik, aga ma ütlen, et tegelikult see muutus sünnib kõigist meist ja ma pean siin väga tugevalt sinnas ka seda, et kui inimesed ka nii-öelda vajavad abi, olla ise ka, võtta proaktiivne enda elu, heaolu eest selline kontroll, et me räägime tihtilugu sellest, et pikalt elatud, tervena elatud aastad, siin on inimesel hästi tugev roll, ehk siis ma ütleks, et see muutus sünnib ikkagi inimestest, et kui turgu ei ole kõike muud, kus see mujalt tekib, ega ülevalt alla kõike ei saa riik emalikult selliselt ära lahendada. Anna-Maria, mis sa arvad? Kus kohas see mõjuga muutus tekkima peaks? Ma laiendan hea meelega mõtted siit kõrvalt, et inimene ennekõike just, sest inimene on igal tasandil, et ennekõike me tõesti räägime ju väga palju patsiendi enda võimestamisest ja omapoolse vastutuse võtmisest. Siinkohal inimene on ka töötaja, kes tunneb, et tal on rohkem tuge vaja oma tööülesannete tegemisel ja on see initsiaator, kes tuleb, ütleb kõrgemale oma juhtidele, et kuulge, äkki me võiksime midagi sellist teha. Ja inimene on ka patsiendi lähedane, kes peab selle kõige haldamisega praegusel hetkel tegelema ja kes võib tulla välja ja öelda, et tal on seda tuge vaja, et see enne kõike. Okei, aga ma natuke Otiga veel ja sinuga ka nüüd siis vaidleks, et enne seda, kui Apple tõi välja iPhone'i, meil ei olnud seda vaja. Et me tegelikult ei teadnud, et me vajame seda. Et olid küll olemas naljakad siis üle ekraaniga telefonid enne Apple'it ka, LG, need ei kõlbanud mitte kuhugi. Need põhimõtteliselt võis kasutada lõikelaual, nad ei tundnud midagi, sa toksisid sinna, nad ei tundnud midagi. Et meil on päriselt ühte asja vaja. Tulenes sellest, et üks tehnoloogiafirma suutis ühe lahenduse viia nagu täiuslikkuse serva peale. Seal ei olnud inimese vajaduse ega sooviga mitte mingit pistmist. Sellel hetkel, nagu me mäletame, BlackBerry oli see, mida inimesed tahtsid, sest et seal olid udupeened, ägedad, väiksed nupud ja nii edasi. Et see firma kukkus kohe käpuli peale seda, kui iPhone suutis defineerida kasutatava ekraaniga telefoni. Meil ei olnud seda vajadust enne. No siinkohal ma natuke vaidleks või võib-olla vaidlemine pole õige sõna, aga selles mõttes Steve Jobs oli ka inimene, kes leidis, et seda on vaja ja et selline asi võiks olla. Steve Jobs oli eelkõige tehnoloogia masina aju lihtsalt. Aga jah, ma lihtsalt ütleks, et kui me suudaksime täna võtta kasutusele tehnoloogia ja see on olenemata valdkonnas, mis juba eksisteerib, siis see tänane meie Eesti riik oleks täiesti teistsugune. Me ei vaevle selles, et ei ole olemas lahendusi. Meie suurim väljakutse on see, et kuidas kasutusele võtta. Kui me vaatame näiteks Eesti inimeste nii-öelda digikirjaoskust, siis mis on 62% on nii-öelda elementaarsed oskused. Me räägime olukorras, kus 38% inimestest puuduvad elementaarsed oskused, et neid nutiseadmeid kasutada, rääkimata arvuti kõige muu kasutusest ja samal ajal me tahame kasutada tehnoloogiaoskusi, nii-öelda lahendusi ja võimalusi piisavalt palju. Ehk siis tegelikult on küsimus selles, et kuidas me saame võimestada iga inimest, inimesed lõpuks hääletavad, see mõjutab kohalikke omavalitsusi,
on ka meil Riigikogu valimused ja kõik, mis on tulemas, ehk siis tegelikult see on ikkagi inimeses endas väga tugevalt kinni, ehk sellest lähtuvalt, jah, vingeid asju on olemas, uusi asju tuleb, aga täna suurim võit tuleb sellest, et me kasutame, mis on juba olemas, kuskil eksisteerib. Aga ikkagi selle eestvedaja peab olema see 68%, muud moodi seda juhtuda ei saa. Valdkonna eestvedaja on ministeeriumis, aga muutus muutus tekib lõpuks, ma päriselt usun, et kõige suurem muutus tekib, kui me kuidagi suudame Eesti inimestele see teadlikkuse ja arusaama tekitada. Jah, Anna. Õudselt ei tahaks öelda, et sa nüüd ütled, ministeerium, mina teen seda, minu vastutus. Kuulates seda, kuidas sa Otti ja Hanna-Mariat pinnisid, siis ma just mõtlesin, et sa ootad, et ma nüüd ütleks ikka ministeerium või kohalik omavalitsus. Sest see tundubki, et valitsusel on muidugi see vajadus olemas. Valitsus muidugi tahaks, et igas korteris oleks masin, mis teeb ping, mille oleks ostud kohalik omavalitsus ja kõik inimesed oleks kontrollitud ja rahul ja õnnelikud, eks ju. Aga no selle jaoks meil ka ei ole raha, see on täitsa päev selge. Ma tegelikult olen hästi sama meelt, mis siin juba kõlas, et inimene, ühelt poolt jah, need inimesed, kes ise vajavad abi. Tegelikult ma näen, et päris palju ikkagi mõjutab otsuseid, ka poliitilisi otsuseid see, kui häälekas on see sihtgrupp ise, ka nende esindusorganisatsioonid ja sealt treppi mööda vaikselt liigub see sinna, kus tulevad ka rahastusotsused. Aga teiseks, miks minu arvates inimene on keskne, on ka see, et Eesti riik on nii õhuke, see on meie võlu ja valu üheaegselt. Ja ma näen, kui palju määrab see, kui kuskil on see siis omavalitsuses, ministeeriumi tasandil või muudel võtmepositsioonidel, on inimene, kes ise usub sellesse ja on see eestvedaja. Ja teatud ajahetkedel lihtsalt satub see kriitiline hulk ühtviisi mõtlevaid inimesi kokku ja sealt see muutus sünnibki. Hanna-Maria, viimane küsimus kõigile teile. Kui me kohtume siin 5 aasta pärast, mis muutus peaks olema juhtunud, et sina saaksid öelda, et jaa, Eesti heaolutehnoloogiate kasutusevõtt on toimunud muutus, suur läbimurre. Et mis muutus sa näed, et selle jaoks peaks toimuma, et me saaksime 5 aasta pärast palju häälekamalt pudeleid lahti teha? No selles suhtes võib-olla ambitsioonikas, väga optimistlik vastus oleks see, et jes, meil ongi kõik osapooled tulnud laudade taha kokku, leidnud ühise keele ja suutnud kõik erimeelsused selgeks rääkida. Võib-olla veidi realistlikum on see, et seesama selline vesi uuristab kaua kivi tüüpi lähenemine, et kui sa enne küsisid ka, et miks asjad läbi ei ole läinud, aga tegelikult on ju mingid asjad liikunud paremas suunas. Et ma tahaks loota, et selle järgmise tuleva ajaga on see loogika edasi uuristanud seda pinda, et me tegelikult liigume õiges suunas, aga see võtabki lihtsalt aega. Ott? Ma arvan, et selleks, et see üle Eesti saaks realiseerida, peaks tekkima kas siis Sotsiaalministeeriumi või vastava asutusameti juurde selline kohalik omavalitsuste ülene kiirendi, kes siis nii ettevõtete kui ka siis kohalik omavalitsus ja kõige muuga aitab tegeleda tehnoloogia siirdega. Kas see on siis TEHIK või mujal, kindlasti nõuab ka erilist kompetentsi. Ja tugev konsolideerimine, et kus on võimalik raamhanked üle kohalik omavalitsuste võimaldadagi siis näiteks läbi dünaamilise hankesüsteemi erinevatel heaolutehnoloogia programmist välja tulnud projektidel kiiresti saada kohalikes omavalitsustes siis kasutusele võetud. Näiteks üks võimalus. Sinule tundub, et see selline tõlkeseade on puudu. Laias laastus meil on kuskil mingid probleemid, meil on kuskil keegi, kes püüab seda lahendada, aga kuidas seda omavahel integreerida, et meil täna jääb sellest puudu? Ja üksi tegemise vaev ka, et kui iga üks siin hangib, siis iga hankeprotsess võtab aega selline 6, 8, 9 kuud, mõnikord rohkem, dünaamiline hankesüsteem, mis hõlmab kõiki osapooli, kesselt tekib massiefekt ka. Ma arvan, et see on kokkuvõttes palju mõistlikum ja tegelikult siin ju tagasi minna, näiteks täna on Taani käinud hästi palju läbi. Taani näitel tehtigi kiire hankesüsteem, et saad valida täpselt, mida sa tahad ja selle tulemusel, on vaja neid samu, ma ei tea, SOS-nuppe, siis osta, mitu tükki sa tahad, 5 tükki, nii, nädala aja pärast on sul olemas. Meil,
see protsess võtab ilmselt aega umbes täna 6 aega, 1,5. Siis hakatakse vaatama, kas keegi kuskil on veel seda hankinud, siis hakkab juba hankepiirid tekkima ja kõike muud. Teeme asjad kiiremaks. Ja kui on 8 nuppu, siis tuleb veel hankevaidlus ka. Keegi püüab ka vaidlustada seda ja nii edasi. Nii see läheb. Okei, nagu siis toast tuleb põlema panemise osakond võiks olla Sotsiaalministeeriumi juures. Okei, ma ei mõelnud tõsiselt. Nii, Hanna. Mul on 2 mõtet siin. Esimene mõte on see, muidugi ma elan ja hingan ka selle meie projekti või programmi õnnestumise nimel. Nii et ma arvan, kui vähemasti üks neist, kes on saanud siin praegu esimeses voorus edasi ja siseneb sinna pooleaastasesse programmi, kui üks neist jõuab sellisesse seisu, et meil on kogu see nii-öelda ahel paigas ja ta nagu päriselt toimib, on skaleeritav üle Eesti ja võib-olla juba sinna kõrvale on tulnud ka need toetavad õiguslikud muudatused ja kogu see muu süsteem, siis ma oleks väga õnnelik. Aga teine asi, mulle meeldib, kui elu toob ka üllatusi ja ma vahel mõtlen, et meil oleks rohkem vaja võib-olla selliseid inimesi, kelle kujutlusvõime ületab tavapäraseid sotsiaal- ja tervisevaldkonna tehnoloogiate piire. Sest kui me mõtleme, et kust paljud need tehnoloogiad, mis praegu on kasutusel, alguse on saanud, kahjuks on see sõja või ütleme siis kaitsetööstus, aga ka kosmosetööstus ja näiteks lamatiste ennetamine või ennetus, need spetsiifilised madratsid on alguse saanud kosmoserakettide materjalitehnoloogiast ja neid näiteid on lõpmatult. Ja ma arvan, kui keegi ütleks, et vot siin, ma ei tea, 10 aasta pärast see, mida teie teete seal kuskil kosmoses on meil igas kodus või hooldekodus, siis algul tundub see utoopiline idee, aga ma tahaks, et me suudaks selliseid kohti kiiremini ära noppida, kus me saaks kiiresti seda võitu tuua ka oma valdkonda Eesti inimeste jaoks. Parim koht seda teha muidugi ongi sellised sündmused, nagu me täna oleme. Selle jaoks on lihtsalt vaja omavahel vestelda, omavahelist kogemuste jagamist ja me hakkamegi seda kohe tegema. Kõigepealt täname loomulikult teid selle hea vestluse eest. Teie ees olid Hanna Vsevjov, kes siis Sotsiaalministeeriumi asekantslerina, Elora digimuutuste juht Hanna-Maria Trei ja Ott Veltsberg, Tony Blairi instituudi andmevaldkonna juht, endine siis hea kolleeg Justiits- ja digiministeeriumist. Aitäh teile ja loomulikult kõik siia vabale toolile ka tulnud, teile ka suur aplaus.